Nii, tere, mina olen Riina, minuga koos on siin täna Maris ja Signe ja meie kolmekesi veedame teiega sellise mõnusa ja inforohke infotunni. Ja palun andke mulle märku, eriti just Signe ja Maris, kas te näete, et läks salvestama? Läks väga hea, aga siis saamegi alustada ja tänane teema, millest me täna räägime, ongi Erasmus pluss programm ja meile regas sellele infotunnile julgelt üle 80 inimese, kellest umbes pooled ütlesid, et nad tahaksid kõike teada Erasmusest, sest nad on uued ja ei ole varem Erasmus pluss koostööprojektidega kokku puutunud. Seega lisaks sellele, et me üritame siis täiesti algusest katta, mis on Erasmus, on meil ka kogenumad koostööprojektide koordinaatorid siin, nii et me oleme proovinud selle tänase tunni kokku panna nii, et igal ühele on siit midagi. Võib-olla alustamegi natukene põhjalikumalt ja saate ka siis nii-öelda vanad olijad saavad natukene mälu värskendada. Oleme arvestanud ka neid küsimusi, mis te registreerimise vormis meile esitasite ja väga paljud küsimused oleme proovinud siin katta sisse pikituna ära. Samuti on meil siin näpunäiteid, mida siis silmas pidada, kui üldsegi koostööprojekti planeerida. Ja me ei keskendu siin individuaalsetele sisulistele küsimustele täna, seda me saame teha edaspidi, kui teil on väga konkreetsed mõtted juba ja siis me saate meie poole pöörduda. Et keskendume sellisele üldpildile. Ja nagu öeldud, siin on Riina, Signe ja Maris täna ja siit lähmegi kohe teele. Lähme edasi. Maris, ma annan sõna sulle kohe. Aitäh, Riina. Tere ka minu poolt, väga tore, et teid on Erasmus koostööprojektide huvilisi on täna siia nii palju tulnud ja alustame siis täitsa algusest. Nii, panin siia siis nii-öelda uutele tulijatele 2 esimest punkti selle kohta siis, mis see Erasmus pluss programm üldse on ja mis selle Erasmus pluss programmi üldisem eesmärk on. Aga minnes edasi, siis Erasmus pluss programmil on 3 põhimeedet. Meie kutsume neid ka key actioniteks ja see on esimene põhimeede on siis üksikisikute õpiränne. Ja teine, nii, Signe läks vist kaatsi. Nii, veel üks slaid tagasi. Ja aitäh. Et esimene põhimeede on siis õpiränne, teine põhimeede on organisatsioonide ja asutuste koostöö ja see on siis see, millest meie täna räägime ja on ka 3. põhimeede siis toetuspoliitika arendamiseks ja koostööks. Nii, ja nüüd saame edasi minna. Nii, õpiränne siis, need kõik, kes te täna kogunesite siia ja lootsite õpirändest midagi kuulda, siis ma pean kahjuks teid kurvastama, sest meie räägime täna ainult koostööprojektidest, aga see on kahtlemata üks kõige levinum meede Erasmus pluss programmis põhjusega, väga populaarne. Ja sinna alla siis muuhulgas lisaks õppijate tööõpirändele on ka siis palju erinevaid meetmeid nagu noorte osalustegevus ja Discover EU reisipass ja nii edasi, aga nendest meie siis täna pikemalt ei räägi. Nii. Ja see, millest meie täna räägime, ongi siis see teine põhimeede ehk Key Action 2 ja kui te siis seda Erasmus pluss programmi juhendit loete, siis näete ka siin slaidil, et siia teise põhimeetme ehk siis Key Action 2 alla siis mahub hulgaliselt erinevaid meetmeid ja selguse huvides mainin ka kohe ära, et slaidil toodud siis need esimesed 3 meedet, mis on siis rohelist värvi, et neid siis haldab Eestis Erasmus pluss ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur ehk siis National Agency ehk siis riiklik agentuur. Ja lilla värviga markeeritud meetmeid haldab siis Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet tsentraalselt, ehk siis neid tegevusi pole siis meile kui riiklikele agentuuridele haldamiseks delegeeritud. Ja 3. põhimeede
on siis toetus poliitika arendamiseks ja koostööks ja sinna alla käivad siis erinevad tegevused poliitika arendamiseks, koostööks. Kindlasti on teile tuntud ka võib-olla kõrgkoolidel eriti Jean Monnet meetmed kõrghariduse valdkonnas. Ja need kolmanda põhimeetme tegevused on siis ka hallatavad siis kas Euroopa Komisjoni poolt otseselt või siis tsentraalsel tasandil Euroopa Haridus- ja Kultuuri- ja Rakendusameti poolt, et nendega meie agentuur samamoodi ei tegele. Nii. Ja kui rääkida sellest, kes siis viivad Erasmus programmi ellu, siis Erasmus programmi viib ellu Euroopa Komisjon ja näete, et sealt jagunevad nüüd siis need tegevused kahte erinevuse tulpa. Meie riiklikud agentuurid ehk siis National Agencies, meie siis tegeleme mittetsentraalsete tegevustega haridusvaldkonnas. Meil on ka noortevaldkond eraldi selle all, aga konkreetselt meie tiim tegeleb siis haridusvaldkonna koostööprojektidega ja seal all on siis ka õpiränne ja koostööprojektid, et nende mittetsentraalsete tegevuste all. Ja Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet siis tegeleb siis tsentraalsete tegevustega ja nende kohta on siis kogu rahastus ja tegevuste info on siin selles ära lingitud hankeportaalis. Nii. Nii. Panin siia ka väikese slaidi selle kohta, mis need Erasmus Plus koostööprojektid on. Need on siis rahvusvahelised projektid, kuhu on kaasatud erinevate riikide organisatsioonid ning mille eesmärgiks on koostöö arendamine ja praktikate jagamine ja samuti võrgustumine. Ja koostööprojektide läbi siis saab tugevdada rahvusvahelist koostööd, edendada innovatsiooni hariduses ja luua ka erinevaid lahendusi ja jagada häid kogemusi. Ja kellele need koostööprojektid mõeldud on, siis need on mõeldud erinevatele haridusasutustele, koolidele, ülikoolidele, kutseõppeasutustele, noorteorganisatsioonidele, aga ka avalikule sektorile näiteks, MTÜ-dele, kes siis tegutsevad siis kas hariduse või koolituse või siis näiteks noortevaldkonnas. Ja kui me räägime sellest, kes saavad osaleda, siis koostööprojekti taotlejaks saab olla siis Euroopa Liidu liikmesriigi või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud osalev organisatsioon. Ja natukene terminites ka, et kui me siin räägime praegu taotlejast, kes on taotleja, kui seesama taotleja, kui tema projekt nüüd valitakse välja ja ta saab taotluse esitanud, siis saab temast Erasmus Plus toetuse saaja ehk siis projekti koordinaator ja partnerina siis saavad olla kaasatud nendesse projektidesse siis igat liiki organisatsioonid. Ja siin on jälle oluline komponent selles, et need organisatsioonid peavad ikkagi olema seotud või neil peab olema mingisugune puutepunkt kas siis haridus- ja koolitussektoriga, sest nagu ma enne ka mainisin, siis tegemist on siiski ikkagi hariduse valdkonna koostööprojektidega. Ja kuna oli ka küsitud, et mis see partneri roll on, siis teie koostööprojekti partner, kelle te valite endale, kellega koos projekt teha, siis selle partneri roll on siis panustada läbi erinevate kogemuste ja siis ka eriteadmiste siis projekti läbiviimisesse sellisel kujul, et saavutatud tulemused oleksid asjakohased ja kvaliteetsed. Oli ka küsitud seda, et kuidas ära jagatakse siis projektijuhi, kuidas ära jagatakse rahastus näiteks või tegevused, mida te plaanite ellu viia, siis see on nüüd projektijuhi ehk siis koordinaatori otsustada. Et see on nüüd teie omavaheline kokkulepe, kuidas te need rollid paika panete, et kes mis tegevuste eest vastutab ja mis summad siis eraldatakse mingisuguste tegevuste jaoks. Nii. Üle ka ümber ei saame ka sihtrühmast ja kui te mõtlete nüüd sihtrühma peale, siis sihtrühmaks ongi tegelikult need üksikisikud, kelleni te peate siis projektiga jõudma. Ja siin on siis haridustasemete järgi ära ka toodud siis loetelu siis nendest sihtrühmadest, keda te võite projekti tehes
silmas pidada, et kõrghariduses loomulikult eelkõige üliõpilased või õppejõud, kutsehariduses õpilased, spetsialistid, koolitajad, üldhariduses ka õpetajad, töötajad, õpilased, lasteaialapsed ja täiskasvanuhariduses samamoodi siis igasugused organisatsioonide liikmed, kes tegelevad siis ka täiskasvanuharidusega. Samamoodi igasugused koolitajad ja koolitusasutused käivad ka sinna alla. Ja kui te nüüd mõtlete, millisesse haridusvaldkonda projekti esitada, siis projekti haridusvaldkond sõltubki projekti sihtgrupist ning projekti koostades siis tuleb väga hästi läbi mõelda, et kellele selle projekti tegevust on suunatud. Ma olen siia toonud ka mõned näited, aga need ei ole kivisse raiutud, ehk siis lasteaed võib teha lasteaiale projekte, aga on ka erinevaid varieeruvusi siis, mis sektorisse võib teha projekte. Näiteks esimese näite puhul, et kui ülikool soovib teha projekti 13 kuni 16-aastaste tütarlaste huvi suurendamise kohta matikahariduse vastu, siis antud projekt kuulub üldhariduse valdkonda, sest tegemist on siis 13 kuni 16-aastaste tüdrukutega, kes siis õpivad koolis veel. Või siis näide 2, et kui kohalik omavalitsus või näiteks kutsekool soovib teha projekti siis kutsehariduse atraktiivsuse suurendamise kohta, mis hõlmab osalemist rahvusvahelistel kutsevõistlustel, siis kuulub antud projekt kutsehariduse valdkonda. Ja näiteks kui MTÜ soovib teha projekti laste kestlikkusega seotud pädevuste arendamise kohta, mille käigus siis luuakse ka tulevikku suunatud rohepööret arvesse võttev õppekava, siis kuulub antud projekt üldhariduse valdkonda, sest tegemist on siis lasteaialastega. Ja millised riigid saavad osaleda? Saavad osaleda kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, need on siin ära toodud 27 on neid ja programmiga liitunud kolmandad riigid, milleks on siis Põhja-Makedoonia, Serbia, Island, Liechtenstein, Norra ja Türgi. Ja siis on meil olemas ka veel programmivälised kolmandad riigid ja programmiväliste kolmandad riikide puhul, mis siin tabelis on ära toodud, siis kohalduvad teatud piirangud. Näiteks ei saa need riigid osaleda väikepartnerlustes, ei taotlejana ega partnerina ja suuremahulistes projektides on piiratud nende riikide osalemine taotlejana, aga nad võivad olla projektipartnerid näiteks. Ja miks see Valgevene siin punasega on? Sellel põhjusel, et Euroopa Liit on lõpetanud Valgevene avalisektori asutuste ja riigiettevõtete esindajatega koostöö seoses siis osalemisega Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Aga küll on jätkuvalt koostöö Valgevene valitsusväliste ja kohalike piirkondlike osalejatega. Nagu ennist mainisin, siis kasutame ka hästi palju seda Key Action 2 ja nagu te näete siin ka väikepartnerluste või üldse meie koostööprojektid on saanud igaüks endale nii-öelda nagu tähise, et see tuleb siis sellest Key Action 2 ehk siis põhimeetmest ja igal projektil on siis oma number. Väikepartnerlused on siis ka 210 ja siis selle meetme eesmärk ongi hõlbustada siis uutele tulijatele ja väiksematele osalejatele siis juurdepääs programmile, kelleni muidu on raske jõuda. Koostööpartnerlused kannavad siis seda koodi K220 ja need on siis juba organisatsioonidele, kes soovivad oma tegevuste kvaliteeti parandada ja kujundada välja partnerlusvõrgustikke ja suurendada riikide vahelist koostööd samamoodi. Ja nüüd kolmas punkt, mis siin all on, see on nüüd Euroopa Komisjoni pilootprojekt järgmisest aastast ja see on koolide arendamiseks loodud Euroopa partnerlusprojektid ja oma tähiseks sai ta siis K240 ja sellest uuest meetmest tuleb natukene pikemalt juba juttu edaspidi. See on kõigil uus ja kindlasti väga huvitav. Nii, siin tabelis on ära toodud väikeprojekti ja suuremahulise projekti peamised juhised, mis puudutab siis projektide kestvust,
Väikeprojektid siis saavad kesta 6–24 kuud, suured projektid omakorda siis 12–36 kuud. Teine erinevus, mis on see, et väikestes projektides siis peab osalema vähemalt 2 organisatsiooni 2 erinevast programmiriigist. Ei sobi see, et 2 organisatsiooni on Eestist, üks peab ikkagi väljaspoolt olema, näiteks väikeprojektide puhul. Ja suurte projektide puhul siis osaleb vähemalt 3 organisatsiooni 3 erinevast riigist. Ja projekt juhib siis programmiriigi organisatsioon. Mõlema projekti puhul ei ole partnerite arv piiratud, aga kui te nüüd vaatate seda järgmist kindlasummalist toetust, mis projektidel on ette nähtud, siis ei tasu seda partnerite arvu väga suureks ajada, sest selle rahaga te peate kõik ühiselt opereerima. Väikestel projektidel on siis toetused 30 000 ja 60 000 eurot ja suurtel projektidel siis vastavad 120 000, 250 000 ja 400 eurot. Ja nende summadega peate te suutma terve projekti ellu viia. Ja tasub siis projekti taotlust kirjutades kindlasti läbi mõelda, et milline see summa oleks, mis kataks kõik kulutused, et te saaksite edukalt selle projekti otsast lõpuni läbi viia. Taotlustähtajad mõlema nii väikeprojekti kui ka suuremahuliste projektide puhul on meil kevadel, 5. märtsil. Seda tuletame teile ka natuke seal esitluse lõpupoole veel meelde. Ja väikeprojektide puhul siis saab esitada projektitaotlusi üldkutse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas ja suuremahuliste projekti puhul on selleks lisaks ka siis kõrghariduse valdkond. Väikeprojektide puhul saab siis projektijuhina esitada ainult 1 taotluse tähtaja kohta ning samas ei tohi olla seotud enam kui 5 taotluse kokku, kus ollakse ka partner. Ja suuremahuliste projektide puhul on oluline siis meeles pidada, et juhina ja partnerina ei saa ühel taotlusperioodil esitada rohkem kui 10 taotlust ja see kehtib kõigi agentuuride peal kokku, ehk siis me räägime ka teiste riikide agentuuridest. Ja koostööprojektide puhul on võimalus siis projektitaotlus esitada ka konsortsiumina ehk organisatsioonide rühmana, mida juhib koordineeriv organisatsioon ja sama konsortsium saab esitada ainult 1 taotluse. Siin viimase punktina on ära toodud ka lävend. Lävend on siis see punktisumma, mille te peate ületama, et olla selles valikus. Et kui te väikeprojektide puhul ei ületa 60 punkti lävendit ja suuremahuliste projektide puhul 70 punkti lävendit, siis te enam ei osale selles toetuste väljaandmises. Et siis on teie kvaliteedipunktid jäänud alla lävendi. Ja järgmisel slaidil on ära toodud siis väljavõtte programmi juhendist, mis puudutab siis koostööprojektide osa. Kui seda loete, siis mõelge palun, kas ja kuidas teie kavandatav projekt neid küsimusi mõtestab ja lahkab. Ja milliseid lahendusi pakub ning millise mõjuga need võiksid olla. Et nagu siin on näha, et siis tegemist on tänapäeva maailma sõlmküsimustega ja need teemad, mis siit läbi käivad, on kõigile kindlasti tuttavad. Ja kui projekt sünnib konkreetsest arenguvajadusest ja teie enda organisatsioonis, võtame kas või näiteks kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse tõstmine põhikooli õpilaste seas näiteks, siis on teil seda ka lihtne ja loogiline kirja panna, erinevaid projektitegevusi kujundada, vajadusi põhjendada ja projektiks kirjutada. Et ei ole mõtet teha projekti lihtsalt projekti tegemise pärast, aga kui teil on organisatsioonis endal arenguvajadus, mida te tahate siis edasi arendada, siis see on kindlasti väga hea stardipunkt selleks. Ja räägime natuke ka suuremahulistest koostööpartnerlustest. Nagu ka enne põgusalt sai mainitud, siis eesmärk ikkagi on parandada osalevate organisatsioonide asutuste tööd ja suurendada siis suutlikkust töötada riikide vaheliselt ja sektoriüleselt. Ja tegeleda ka ühiste vajaduste ja prioriteetidega haridus ja koolitus ja noorte ja spordivaldkonnas, kuigi meie tiim otseselt noorte ja spordivaldkonnaga ei tegele, et sellepärast ka on tumedalt need märgitud just haridus- ja koolitusvaldkond.
ja koostööpartnerlustes lähtutakse siis programmi valdkonna prioriteetidest ja poliitikaraamistikust nii üle-euroopalisel kui ka riigi tasandil. Ja need on suunatud sektori ülesele ja horisontaalsele koostööle siis temaatilistele algatustele. Nii, siin on veel üks väljavõte, mida saate lugeda, ma ei hakka seda ette lugema, aga kui te projekti plaanides vaatate seda ja mõtlete, et kas teie partnerlus vastab sellele kirjeldusele ning kas partnerite koosseis on asjakohane selleks, et projekti tulemused oleksid kvaliteetsed ja ka projektil võiks olla reaalne mõju. Et mõelge selle peale, kui te hakkate seda koostööprojekti kirjutama ja kui te otsite endale partnereid. Nii, ja väikepartnerluste puhul on siis täpselt samasugused põhieesmärgid nagu ka suuremahulistel projektidel. Aga siis väikepartnerlused on põhimõtteliselt pigem hüppelaud neile, kes ei ole võib-olla varem ühtegi koostööprojekti teinud. Ja see on siis soositud siis uute tulijate vähemate võimalustega organisatsioonide toetamiseks. Ja võib-olla on ka siin täna inimesi, kes on võib-olla olnud mõne teise riigi projektis partneriks ja nüüd kogub natukene julgust, et ise see projekt kokku kirjutada ja see projektitaotlus meile esitada. Et soovitan see ette võtta. See on huvitav protsess. Nii, ja mõned asjad, mis võib-olla veel siis oleks oluliselt teada, seda ka olete te ise küsinud. Ka 220 ehk suuremahuliste projektide puhul oodatakse tõepoolest põhjalikumat taotlust kui väikeprojektide puhul. Projekti juhtimises peab metoodika olema selgelt paigas ja tegevused on jagatud suuremahulistes projektides tööpakettideks. Need võib-olla, kes teist on juba kokku puutunud koostööprojektidega, siis teavad, et väikeprojektide puhul ei ole eraldi tööpakette, on tegevused, aga suurte projektide puhul on siis eraldi tööpaketid. Me kutsume neid work packages ehk siis VP1 on siis näiteks projekti juhtimise tööpakett ja see võib siis moodustada projekti kogu eelarvest 20%. Alltöövõtt on ka üsna põnev teema, mida on ka küsitud ja alltöövõtt on lubatud ainult nende tegevuste puhul, mis ei hõlma projekti põhitegevusi. Ja see peaks kindlasti projekti taotlust kirjutades eelarves olema välja toodud. Mis võib olla näiteks alltöövõtt on see, kui te olete projektis lubanud, et te teete mingisuguseid õppematerjale, videosid, õppevideosid, aga näiteks endal puudub võib-olla teadmine, kuidas neid videosid kokku monteerida, siis selle tehnilise poole võib alltöövõtuna teha ära keegi teine, sest see ei ole siis projekti sisuline tegevus. Aga kõik sisulised tegevused peate ikkagi teie koos oma partneritega ellu viima. Ja taotluse eesmärgid ja tegevused ja tulemused peavad olema omavahel selgelt seotud ja järjekindlad. Et seda ka tasuks kindlasti meeles pidada, et kogu projekti jooksul oleksid kõik asjad omavahel seotud, et tekiks loogiline projekti taotlus. Ja ma ei saa ka üle ega ümber prioriteetidest, sest et Euroopa Liidu hariduspoliitika eesmärkide järgi jagunevad siis prioriteedid kaheks, horisontaalsed prioriteedid ja valdkondlikud prioriteedid. Ja selleks, et te üldse seda toetust saaksite, peaksid siis teie projektid olema seotud vähemalt ühe horisontaalse prioriteediga ja või siis vähemalt ühe valdkondliku prioriteediga. Ja projekti prioriteedid peavad siis olema välja valitud juba taotluse esitamise etapis. Ehk siis sellel hetkel, kui te hakkate seda projekti taotlust alles kirjutama, siis te peate ära otsustama, missuguse horisontaalse prioriteedi te valite
ja võite ka juurde valida ka mõne valdkondliku prioriteedi, aga ei tasu neid prioriteete ka nüüd väga palju valida, sest te peate siis projektis kõiki neid prioriteete kõik kajastama, et tasuks läbi mõelda, missugused prioriteedid need kõik olulisemad on. Ja nende üldprioriteedi kõrval on siis ka nii üldhariduses kui ka kutsehariduses ja kõrghariduses ka eriprioriteedid, näiteks põhioskuste madal tase või väljalangemise ennetamine. Et need on ka siin ära lingitud 2026 aasta Erasmus+ programmi juhendis, et siis saate juba rohkem lugeda, et ei hakka neid kõiki siin eraldi välja tooma. Ja kui juba prioriteetidest rääkisime, siis on siin 4 põhiprioriteeti, horisontaalset prioriteeti selle väikese slaidi peal ja natukene käin need prioriteedid ka üle, et mõtestan natukene lahti, mis nende prioriteetide taga siis täpselt on. Ja alustame kaasamise ja mitmekesisuse prioriteedist, et kui te selle prioriteedi valikul peaksite enda jaoks mõtestama selle, kuidas te saate sihtrühmana kaasata neid inimesi, kellel on erinevad takistused sellistes tegevustes osalemiseks. Näiteks olgu selleks terviseprobleemid või puuded, füüsiline kahjustus või krooniline haigus, samuti sotsiaalsed, majanduslikud ja geograafilised takistused. Siia alla käivad ka näiteks üksikvanem väikeste lastega, et kuidas tema saaks sellest projektist osa võtta. Või siis pikaajalised töötud või ka siis äärealal või väikesaartel elavad inimesed, aga samamoodi ka etnilise päritolu ja usu ja seksuaalse sättumuse tõttu diskrimineeritud inimesed, mittetöötavad, mitteõppivad noored, et see loetelu on lai, et saate mõelda siis, keda siis nendest inimestest saaksite sihtrühmana kaasata ja selle prioriteedi siis enda projekti kirjutamisel valida. Siis keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu on endiselt hästi populaarne teema samamoodi. Ja selle prioriteedi valikul peaks siis projekti fookuses olema kliimakriisi ja kestlikkuse teemad ja kindlasti rohepööret toetav õpe ja kliimamuutuste alaste teadmiste ja oskuste ja hoiakute arendamine. Ja kindlasti pole vähem tähtis ka CO2 neutraalsuse aspekt projekti tegevusi ellu viies, et kui nüüd teie projekt peaks sisaldama ka mingisugust mobiilsuse osa, näiteks mõned välismaal korraldatavad seminarid või workshopid või projekti kohtumised, et siis siia alla kindlasti käib ka kestlike transpordiliikide valik ja ka keskkonnateadlikum käitumine selles mõttes, et kas kõiki tegevusi on vaja läbi viia välismaal, kas saaks ka mõne näiteks projekti partnerite kohtumisi teha, et see on ka mõttekoht kindlasti ja puudutab seda keskkonna ja kliimamuutuste vastu võitlemise prioriteeti. Digipöörde prioriteedi eesmärgiks on toetada igas vanuses kodanikke ja neid, kes soovivad siis digioskusi ja pädevusi omandada ja mida siis igapäevases elus ja õppimisel ja töötamisel on vaja. Ja oma õiguste kasutamisele ja teabele veebipõhistel teenustel juurdepääsul on neid samuti vaja neid digioskusi ja pädevusi. Samamoodi suhtlemiseks. Noortel kindlasti sellega probleemi ei ole, aga miks mitte vaadata just neid inimesi, kes võib-olla ei kasuta väga digitaalseid vahendeid suhtlemiseks ja igasugusel tarbimisel kriitiliste valikute tegemiseks selleks, et luua ka ja levitada igasugust digiõppe sisu. Ja viimane ja mitte vähem tähtis prioriteet on osalemine demokraatlikus elus, ühised väärtused ja kodaniku osalus. Ja selle prioriteedi valimisel peaksid siis keskprojekti tegevust aitama arendada siis sotsiaalset kultuuride vahelist suhtlemise pädevust, kriitilist mõtlemist ja ka meediapädevust, mis on ka tänapäeval väga aktuaalne teema. Ja oluliseks väljundiks on siis võimaldada inimestel osaleda siis demokraatlikus ühiskonnaelus ja siin ka see väike Euroopa Liidu element, et suurendada Euroopa Liidu alast teadlikkust ja arusaamasid. Nii, aga see on minu poolt praegu kõik ja ma annan oma kolleegile
edasi. Ja ma võtan siit jutujärje üle ja jätkan sellise teemaga nagu osalemine demokraatlikus elus, ühised väärtused ja kodaniku osalus. Sellepärast, et esiteks on selle prioriteediga meie kogemusel kõige rohkem esinenud küsimusi, et mida see täpselt tähendab, kuidas ma seda saan ikkagi hallata ja lisada oma projekti, et see vahel tundub selline suur küsimärk. Ja teine põhjus on see, et just see prioriteet on nüüd tuleval aastal lisandunud hindamiskriteeriumitesse täiesti eraldi välja tooduna. Ehk siis demokraatlikud väärtused on ka Erasmus Plus projekti või programmis aina rohkem välja toodud. Ja just nimelt programmi juhendiski, et te kuulete tihti, et me räägime programmi juhendist. Jah, seda me lingime siin mitmel korral ja kutsun teid seda päriselt ka lugema, kui teil on head tõsised plaanid taodelda projekti, siis programmi juhendis on kirjas, et programmi üks eesmärke on suurendada kodanike teadlikkust ja teadmisi Euroopa Liidust, osaleda kogukonnas ja liidu poliitika ja ühiskonna elus. Ning seda saab formaalõppe kõrval just ka mitteformaalõppes väga hästi ellu viia. Ja siin sellel slaidil on sel aastal Pärnus toimunud VET tiimi teemaseminarist üks väikene selline väljavõte. Ja sel teemaseminaril just demokraatiat käsitletigi ning autor ütles, et ma võin seda teiega jagada ja valisin selle slaidi just selle tõttu, et siin on see pruun lause. Demokraatia on tegusõna, see tähendab osalemist oma tänava, naabruskonna, kodukoha ja riigi elus. Ehk siis demokraatia, kui te mõtlete oma võimalikule projektile, et mis see demokraatia on, kuidas me saame demokraatlikke oskusi, väärtusi esile tuua, siis vahel see ei olegi midagi muud kui osalemine, kui kontakt teiste inimestega, kellega rääkida nendel teemadel või kellega siis rohida või midagi kasvatada või raamatukogus teha üritusi. Ja kui ma saan kinnitava loa, siis kõik need slaidid ma võin ka hiljem teile saata, et mitte ainult selle ühe, vaid kogu Kairi Tilga Eesti koostöökogu esindaja selle ettekande siis. Nii, ja siit, kui edasi minna, on välja toodud ka Salto ressursikeskuste lingid, et lisainfot prioriteetide kohta saab erinevatest Salto ressursikeskustest. Siin ongi Salto Green, Digital, Participation, Inclusion ja Diversity ehk siis kõik need, millest Maris just rääkis. Ja kui teil on mingi teema kohta suurem huvi, et tahate just seda kajastada, siis kindlasti minge vaadake nende kodulehtedel ringi ja vaadake ka seda sama, mis on esimesel lingil siin, see Salto Youth, on väikene selline informaatiline pakett kokku pandud, et kuidas neid prioriteete üldsegi saab täpsemalt kasutada, mis need tähendavad. Ja jällegi, kui teie eesmärgiks on kvaliteetne taotlus, tõesti väga soovitame, võtke see aeg, tutvuge nende materjalidega ja kõikide teistega ka, millest me siin täna edasi ka räägime. Ja järgmise slaidi peal on veel üks kasulik materjal, millega võite tutvuda. See on meie noorteprogrammide keskuselt leitav, aga tegelikult kõik need punktid kehtivad kõigile inimestele. See on kaasamise teejuhis Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi taotlejale. Ehk siis jällegi kutsun teid vaatama seda väikest teavikut ja lihtsalt läbi mõtlema, mis erivajadused või tervislikud või sotsiaalsed või majanduslikud aspektid on need, mida te tahate, siis saate oma projektis siis rõhutada või välja tuua või millele keskenduda. Ja siit edasi minnes lähemegi otse Euroopa Liidu eesmärkidele. See eesmärgid on teistsugune sinine, sest et see on lingitav. Te võite, pärast me saadame need slaidid ka teile, võite minna ja vaadata täpselt, mis need seal on. Aga Erasmus Plus programmis keskendutakse Euroopa Liidu alase teadlikkuse ja arusaamise suurendamisele ja seda just läbi Euroopa Liidu ühiste väärtuste, milleks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, võrdus, õigusriik, inimõigused ja üldised Euroopa Liidu eesmärgid, mis on siin slaidil välja toodud. Et ma kõiki ette lugema ei hakka, mõned on natukene paksemalt välja toodud, et võib-olla siis mõelda just nendele, mis puudutab koostööprojekte.
Aga kui te nüüd mõtlete oma võimalikule projektile, siis kuskil Kuklas katsuge ka läbi mõelda, et kas te üldsegi näete, kuidas on Euroopa Liidu väärtused ja eesmärgid otseselt seotud Erasmus Plus programmiga? Kas te märkate, et kogu Erasmus Plus programm on tegelikult põimitud nende eesmärkide ja väärtustega, sest see on meile tähtis? Ja mõelge ka selle, et kas teie projektis saab neid eesmärke või väärtusi adresseerida, et see ei pea olema selline hästi puust ja punane, aga kuidagi delikaatselt, mis sellega kaasa toob, et kuidas te saate teha niimoodi, et teie projekt kas või pisikese sammuna teeb maailma natukene paremaks või oma kogukonna natukene paremaks, et kuidas teie projekt saaks Euroopa Liidu eesmärke ja väärtusi igale osalejale natukenegi lähemale tuua ja kuidas neid realistlikult planeerida ja oma projekti tegevustesse sisse tuua üldsegi annab. Ja siit ma annan sõna üle Signele, kes siis saabki rääkida natukene sellest, et mida siis silmas pidada, kui te planeerite edasi oma projekti. Ja. Et lisaks Euroopa Liidu väärtustele on veel olulist, mida tuleb projekti kirjutades siis silmas pidada. Ja ühe olulisema toon siit slaidi pealt välja. See on projekti jooksul loodud materjalide avalikustamine. Kõik väljundid, mis luuakse siis projekti jooksul, siis ka need, mis algselt plaanis ei olnud, peavad olema tasuta ja piiranguteta kergesti kättesaadavad, kergesti levitatavad, kasutatavad, kohandatavad ning jagatavad. Sellega te jagate tulemuste paremat mõju ja toetate Euroopa Liidu tasandil õppimise ja õpetamise kvaliteeti ja hoiate ära samasisuliste projektide kordumise. Ja rääkides veel valdkondadest, siis lisaks horisontaalsetele prioriteetidele on ka igal valdkonnal eri prioriteedid. Ja siin pööran tähelepanu nendele, kes varasemalt on projekte kirjutanud, et sellel aastal on valdkondlikke prioriteete vähem. Need on veidi muutunud ja siin slaididel me toome siis välja 2026. aasta prioriteedid. Kõrghariduses oli varasemalt siis ehk siis eelmisel aastal 10. Üldhariduses oli neid 8. Kutsehariduses oli ka 8 ja täiskasvanute hariduses samuti 8. Et siis kindlasti vaadake need üle, enne kui projekti siis kirjutate. Annan sõna edasi. Ja ma annan sõna tagasi, ma võtan siis ise sõna tagasi ja ma toon siin välja ka sellist praktilist infot või nõuandeid, mida te olete ka meie käest küsinud ning kasutan ära meie endi kolleegide poolt koostatud materjale. Ehk siis meie kolleeg Riin Senkel käis oktoobris esinemas koolijuhtidele, kus räägitigi sellest, et kuidas ma siis seda Erasmus Plus projekti rakendan või kuidas ma siit edasi lähen, et mis kasu meie siit saame, sellised praktilised küsimused. Ja ka teie küsimus oli, kui te seda vormi täitsite, et kuidas ma saan, Keiki küsis lasteaia kohta konkreetselt, et kuidas ma saan oma lasteaia arengu eesmärke saavutada, kasutades Erasmus Plus programmi. No, ma toon siit välja mõned konkreetsed näitajad, et Signe, palun pane järgmine slaid. Siin on meie lõppenud projektide kaudu toodud teile nüüd näited välja. See on Kuusalu keskkooli näide, ehk siis vajadus. Nagu me siin juba oleme öelnud ja ütleme ka hiljem, et kõik peab alguse saama tegelikult teie enda asutuse vajadusest. Mõtlete välja, mis on teie asutuse vajadus ja siis lähete juba sealt laiemaks. Kuusalu keskkoolil oli selline vajadus, luua struktureeritud ja sisukas klassijuhataja tundide raamistik just 5. kuni 9. klassidele, et muuta need eesmärgipärasemaks, väärtuspõhisemaks ja õppijate arengut toetavamaks. Mõeldi, otsiti partnereid, pandi paika Erasmus Plus tegevused, tehti projekti taotlus eelarvega 60 000 eurot, see on väike projekt. Toetus saadi ja mis on tulemus? Tulemus on klassijuhataja tundide materjali komplekt,
kus siis käsitleti erinevaid teemasid. Et see on üks selline päris näide, mis meil on laual olnud. Järgmise. Siin on sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskuse näide samamoodi. Nendel oli vajadus parandada pakutava keskkonnahariduse kvaliteeti, luua riikliku õppekava toetav ringmajanduse õppeprogramm ja nii edasi. Mõeldi jälle välja, kuidas seda saavutada, kes võiks olla partnerid. Siin oli Helsingi taaskasutuskeskus oli partneriks ja tulemuseks oligi esiteks ülevaade Eesti ja Soome keskkonnahariduse kvaliteedi hindamise strateegiatest ja tööriistadest ja interdistsiplinaarne ringmajanduse õppeprogramm 7.–9. ja siis ka gümnaasiumite klassidele. Ja üks näide on mul siin veel, mis on Martna põhikoolist. Nendel oli vajadus toetada õpilaste õpioskuste arendamist, eriti just HEV-õpilastel, tõsta esimese ja teise kooliastme õpilaste õpimotivatsiooni matikaainetes. Samamoodi mõeldi siis, kellega koos seda projekti võiks teha. Siin oli partnereid rohkem, sest see on ka suur projekt. Eelarve oli 250 000 eurot ja partneriteks olid Itaalia, Horvaatia, Rumeenia, Belgia ja Prantsusmaa ja tulemused on siis ka välja toodud, et tehti matikomplektide uuring, analüüs, pedagoogiline juhend, juhis õpetajatele, tehti ka füüsiliselt 36 karpi matikainete individuaalseks kui rühmas õppimiseks ja juhised ka karpide kasutamiseks ja HEV-õpilastele kohandamiseks. Et need on ainult mõned näited ja need on kõik üldhariduse näited, sest et meie kolleeg käis just koolijuhtide ees esinemas, aga neid näiteid on ka teiste haridusvaldkondade puhul kindlasti näidata teile. Ja kui me nüüd üldistame, Signe, ole hea, pane järgmine just, et kuidas siis läheneda oma projektile, et nagu need eelnevad slaidid näitasid, mis on kõigepealt arenguvajadus teie asutuses, mis projekti idee sealt võiks sündida, siis panete paika projekti konkreetsed eesmärgid ja kui eesmärgid on paigas, alles siis hakkate mõtlema, mis tegevused on sobilikud nende eesmärkide elluviimiseks. Mis on need tulemused, mida te soovite saada, mis on see mõju, mida te soovite oma projektiga saada ja millised levitustegevused. See on ka väga oluline samm koostööprojektide puhul, et kuidas te neid tulemusi siis levitate, et seda tuleb väga hästi läbi mõelda. Ja selle slaidi on koostanud Liina Nigu, meie noorteprogrammide keskuse kolleeg, et kasutame siin teiste häid mõtteid samamoodi. Nii, ja siin ma tõin ka välja, et kes on olnud meie suuremahuliste ja väikeprojektide toetuse saajad, kui nüüd asutuse tüübi järgi vaadata. Et nagu te näete, on pilt üsna kirju. Suuremahuliste koostööprojektide puhul on valdavalt kõrgkoolid ja üldhariduskoolid saanud toetuse, aga ka mõned MTÜ-d, äriühingud, sihtasutused ja ka koolieelsed lasteasutused. Kui me võiksime unistada, siis koolieelseid lasteasutusi võiks ju veel olla siin toetuse saajate seas. Ja väikeprojektide puhul on ikkagi üldhariduskoolid need, kes on kõige rohkem saanud toetust. Samamoodi koolieelsed lasteasutused, sihtasutused, äriühingud, MTÜ-d natukene vähem ja ka mõni kõrgkool on teinud projekte just väikeprojektide näol siis. Selline väike ülevaade, aga kui nüüd tahate siit praktilisemalt juba edasi hakata minema, et kuidas läheneda, eriti kui meie seas on uusi tulijaid, et mis eeltöö võiks ära teha. Siin on nüüd mõned lingid, samamoodi palun käige nendel linkidel, vaadake ringi, näiteks projekti tulemuste platvorm ja seal saab tutvuda juba tehtud projektidega ja tulemustega ja see on ka see veebikeskkond, kuhu projekti lõppedes kõik tulemused peavad üles minema. Ehk siis, kui teil projekt lõpeb, siis teie tulemused te laadite sinna üles. Enne lõpparuannet ei saagi heaks kiita, kui kõik lubatud tulemused on seal üleval. Et sellepärast on ka oluline, et kõik teie loodud tulemused või õppematerjalid on avalikult kättesaadavad, millest me siin juba enne natukene rääkisime. Siis teisena oleme välja toonud kaardirakenduse ja see on nüüd konkreetselt Eesti keskne. Lähete sinna lingile, et saate valida sealt erinevaid valdkondi ja näete, kus on mingisugused projektid toimunud.
Siis on meil ESEP ehk Euroopa koolihariduse platvorm, mis hõlmab endast ka eDwinningut. Et kui kunagi oli eDwinning eraldi platvorm, siis nüüd on nad kõik ESEPi all. Nii et nende linkide kaudu te saate ligi siis koolihariduse sidusrühmade virtuaalsetele kohtumispaikadele, koostöövõrgustikele. Ja kui teil on eDwinningu kohta eraldi küsimusi, samamoodi nagu meile oli ka esitatud, siis Harno all, Haridus- ja Noorteameti all on eDwinning täiesti ka eraldi esindatud, et kui te seda linki kasutate, et te saate sealt lisainfot ja saate siis sealt ka vajadusel abi. Ja viimaseks, mis me siia oleme välja toonud, on EPALE ehk Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond ning seal on siis kokku kogutud erinevad valdkonna uudised, interaktiivsed võrgustikud, kõik see, mis on seotud täiskasvanu haridusega. Ja samuti on seal olemas Erasmus plus Space ja see on projekti koordineerimise keskkond. See võib olla väga suureks abiks mõnele, sest et kõik on justkui juba ette ära lahterdatud, et kuhu mida, et ei pea hakkama Google Drive'i kõike koguma, mis võib olla ka natukene tülikas, et see ongi projekti koordineerimise keskkond, nii et soovitan vaadata. Ja järgmine selline kasulik infovahend, inforaamat on Euroopa Komisjoni poolt loodud selline Voldik raamat. Seda saab alla laadida ka eesti keeles, sellest kasutades seda linki, mis siin välja on kirjutatud. Ja eks nimi vist räägib iseenda eest, et kuidas siis oma projekti levitada, how to communicate your project ja seal ongi nagu samm-sammult juhised, et soovitan ka seda vaadata. Ja järgmisel slaidil on Hollandi agentuuri poolt välja töötatud Impact Tool. Ja samamoodi palun vaadake, kasutage, seal on sellised nipid, kuidas oma projekti mõju paika panna ja kuidas siis üldsegi välja mõelda, mis sammud peaks teie projektis olema. Et tööriist aitab alustada projekti planeerimist nüüd kaugemalt. Samuti nagu siin paar slaidi tagasi olid, mis on teie arenguvajadus või mis on see mõju, mida te soovite saavutada. Ja siis ta läheb väiksemate sammude suunas sealt edasi, et võin siia tuua analoogi, et ühepajatoit või pulmatort näiteks, et teil peab olema mingi visioon sellest, mida te tahate saavutada. Teil on mingi ilus kreemitort, kirsid on peal. Aga siis te peate hakkama mõtlema, mis kihte teil sinna vaja on ja mis kreeme. Ja siis sealt edasi on, et millest see kreem on tehtud. Kas see kiht on kakaobaasil või on tavaline biskviit? Mis koostisosi teil on selleks vaja? Et samamoodi võib ka mõelda siis sellise projekti planeerimisest, et mis pulmatort see võiks olla. Nii, ja veel praktilisi näpunäiteid siin, et millele siis konkreetsemalt juba mõelda projekti kirjutades, et lisaks nendele näpunäidetele, millest me oleme juba rääkinud, et ma kõiki võib-olla ette ei hakka lugema, pärast palun keskenduge nendele, aga et kas meie projekt on üldse meetme Erasmus plus eesmärkidega ja prioriteetidega kooskõlas? Kas need väärtused siit kajavad läbi, kas partnerid on asjakohased, võib-olla sellest natukene ikkagi pikem. Meil on kogemusi, kus partnerid ei ole usaldusväärsed ja tekib igasugust jama nendega, nii et kindlasti valige oma partnerid hoolega ja hoolikalt. Mõelge sellele, et kas see projekt, mida te tahate kirjutada, kas see mõte või see sisend on teie enda oma või tuli see partnerilt ja kui see on teie enda oma, teil on palju lihtsam seda kõike hallata ja kirjutada ja eriti veel, kui sisend tuleb partnerilt ja partnerit ühel hetkel enam pole, siis on täitsa nukker olukord. Ja kas te oskate põhjendada, miks just need partnerid, miks just sellest riigist, miks just see asutus, mis on iga partneri reaalne praktiline roll selle projekti puhul? Kindlasti vajaduste analüüs, mis on see lisaväärtus. Järgmisel lehel on veel mõned näpunäited. Töökavast, metoodikast kindlasti peate silmas pidama, et Erasmus plus koostööprojekti rahastus on kaasrahastus. See tähendab, et teil peab endal mingisugune oma raha olema all ja sellest lähtuvalt te peate otsustama, et kas te valisite õige lampsammi ehk siis selle kindla summalise toetuse. Ja et mis moel saab projektist kasu Eesti või teie kogukond või teie asutus või kõik partnerid, kes teil on projektis või miks mitte ka Euroopa Liit laiemalt.
Need asjad kindlasti tasub läbi mõelda. Nii, järgmine. Rääkisime, et sel aastal, mis nüüd tuleb, on mõningased muudatused. Jah, neid on, need ei ole väga suured kõik. Palju selliseid pisimuudatusi, rõhuasetusi, mis on teistmoodi kuidagi välja toodud. Aga näiteks, mis meie siit omalt poolt välja toome, ongi, et horisontaalsed prioriteedid ja kohustuslik integratsioon, et projektides tuleb aktiivselt edendada kaasamist ja mitmekesisust ehk kõiki neid horisontaalseid prioriteete, millest Maris ka enne rääkis, kus need 4 noolt olid. Väga suure rõhu all, nagu juba mainisin, ongi kodanikuaktiivsus ja osalus ja see on ka nüüd hindamiskriteeriumitesse sisse toodud. Samuti digisuutlikkus ja virtuaalne mõõde, et kuidas on kasutatud erinevaid platvorme, just nimelt Euroopa Liidu platvorme. Needsamad EPALE-d, Winning, ESEP, mida mainisin. Kas kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed näitajad on selged ja realistlikud? Need on ka hindamiskriteeriumis nüüd välja toodud. Ja kindlasti peab olema suuremahulises projektis nüüd eraldi projekti juhtimise tööpakett. Jah, ta on varem ka olnud, aga selle aasta või tuleva aasta programmi juhises on see nüüd täiesti sõnastatud niimoodi, et projekti juhtimisest peabki olema eraldi tööpakett. Ja suurem rõhk on üldiselt ka antud oskustele, põhioskuste arendamisele, ettevõtlusele, innovatsioonile, ettevõtete muutumisele konkurentsivõimelisemaks. Nii, sellega on, ma ütleks, väike suurprojektide selline sissejuhatus tehtud ja ma lähen siit edasi selle uue alameetme juurde. Ja see on siis koolide arendamiseks loodud Euroopa partnerlusprojektid ehk siis KA 240. See alameede nüüd piloteeritakse tuleval aastal. See tähendab, et mingisugused seigad on veel seal defineerimisel ja täna me anname sellest alameetmest sellise üldisema ülevaate, kuivõrd see on ainult üldharidusvaldkonna oma, aga me kindlasti teeme kas uudiskirjas või võib-olla teeme ka infovebinarina uue ainult sellele meetmele pühendatud kohtumise ja siis saame sellest juba natukene lähemalt rääkida. Ja infotunde selle alameetme puhul korraldab ka Euroopa Komisjon ise, nii et ma soovitan nendel osaleda ja need lingid on meil ka siin välja toodud. Nii, kui me vahetame slaidi, siis ongi seal kirjas, millised on selle uue alameetme eesmärgid. Esiteks, soodustada paremat piiriülest koostööd ja õpirännet Euroopa koolide vahel, parandada Euroopa koostöö kaudu õppimise ja õpetamise kvaliteeti koolides, tugevdada institutsionaalset suutlikkust ja struktuure ning edendada innovatsiooni üldhariduse tavades, menetlustes, poliitikas ja nii edasi. Ja siit edasi, kes saavad ka A240 taotlust esitada. Nüüd, te näete, et siin on välja toodud 3 kriteeriumi. Kriteerium 1, 2 ja 3. Nad on natukene segamini järjekorras, aga seda põhjusega. Kriteeriumid on üsna kitsad ning igal riigil on tegelikult õigus ja kohustus need oma ministeeriumis või siis vastava riikliku keha poolt kinnitada. Paljud riigid hetkel nende kriteeriumite kinnitamisega tegelevadki, sealhulgas ka Eesti, mis tähendab, et me ei saa täna siin anda 100% kinnitust, et just need on need kriteeriumid, need on need asutused, kes osaleda saavad. Aga üldpildis me saame ikkagi sissejuhatuse teha. Taotlust esitada saavad ainult kohalikud ja piirkondlikud kooliasutused või koolide koordineerimisasutused, kelle roll üldhariduses ongi haridusasutuse pidamine. Ehk siis meie nägemusel hetkel kuuluvad siia alla kohalikud omavalitsused ja erakoolide pidajad. Nemad siis saavad taotlust esitada ja ollakse muidugi ka ühena partnerist, et olla siis projekti koordinaator. Aga lisaks saavad olla partnerid seal ka koolieelset põhi- või keskharidust pakkuvad üldhariduskoolid, sealhulgas alusharidus- ja lapsehoiuteenuseid osutavad organisatsioonid ja õpetajate, koolijuhtide ja haridustöötajate ühendused, lapsevanemate ühendused, muud üldharidussüsteemi sidusrühmad, näiteks aineliidud, tugispetsialistide ühendused, õpetajakoolituse ja haridusjuhtimise valdkonnas tegutsevad instituudid, mida meil ei olegi ju Eestis väga palju, näiteks on siin toodud Tartu ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudid, et ülikool ise tervikuna osaleda selles alameetmes ei saa.
Nii, lähme siit hetkel edasi tutvustamisega, millised on siis need asjad, mida peab silmas pidama, kui te hakkate projekti kirjutamisele päriselt mõtlema. Projektis tuleb koostada töökava ja töökava sisse tuleb valida ülesandeid kahest ülesandest, kahest taskist, et Euroopa Komisjon ise inglise keeles kutsub neid taskideks. Ja need kategooriad on siis õppimise ja õpetamise kvaliteedi parandamine koolis ja suutlikkuse suurendamine piiriüleseks koostööks koolihariduse valdkonnas. Ja siis mõlema kategooria all on välja toodud ka pisemad sellised punktid ja saate neid siis lugeda täpsemalt kas hiljem slaididelt, programmijuhendist või siis ka linkidelt, mis siin edaspidi tulevad. Järgmise slaidi peal on need samad kategooriad niimoodi piltlikult välja toodud. Just, et need on Euroopa Komisjoni enda koostatud materjal. Ja siis, kui me siit edasi paneme, siis ma tõin teile välja sellise kujundliku vaate, milline võiks olla üks K240 partnerluse kooslus. Minimaalselt peab ühes partnerluses olema 2 riiki. Riik 1 ja riik 2 ja muidugi võib olla seal riik 3, 4, 5 ja need on vabatahtlikud. Ja taotleja ja koordinaator ehk siis riik 1 esindaja peabki olema siis juba mainitud kohalik või piirkondlik kooliasutus või koolide koordineerimisasutus. Lisaks peab olema seal vähemalt 2 kooli ja soovi korral ka muud sidusrühmad. Ehk siis kui tavapäraselt, kui me räägime näiteks K220 suurest projektist, me näeme väga tihti, et Eestist on üks asutus, juhtivpartner. Vahel on 2, aga pigem on 1. Siis nüüd K240 partnerluse puhul peab neid olema, nagu te näete, vähemalt 3 ühest riigist. Ja partnerina riigist 2 peab samuti osalema vähemalt 1 kohalik või piirkondlik kooliasutus või koolide koordineerimisasutus ja vähemalt 2 kooli. Ning soovi korral siis ka muud sidusrühmad, need, kes olid eelnev seal paar slaidi tagasi, need kriteeriumid välja toodud. Ehk siis ühes partnerluses minimaalselt, sinna pane korra järgmine slaid, on minimaalselt 2 riiki ja minimaalselt kokku 6 organisatsiooni. Ehk siis näide lihtsalt, et Eesti ja Läti või Eesti ja Soome või Eesti ja kes iganes, kellega te tahate teha koostööd, mis riigi üldharidus on selline inspireeriv. Ja väikene siis selline checklist ka siia, et minimaalselt 2 riiki, kes siis peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigid või programmiga liitunud 3. riigid. Et saate tagasi minna slaidile 12, kui tekib kahtlus. Minimaalselt 6 organisatsiooni kokku, minimaalselt 2 kooliasutust. 1 taotluse saab tähtaja kohta esitada. Ja projekti pikkus on kindlaks määratud, see on 36 kuud, et projekti pikkust ise siin valida ei saa. Ja kõige varasem algus siis sellele projektile saab olla 1. oktoobrist tuleval aastal. Toetus on lump sum ehk siis kindlasummaline toetus 400 000 eurot ja toetuse saab ainult 1 projekt, ainult 1. Et kui teiste meetmete puhul me saame neid toetusi anda rohkem, siis vähemalt tuleval aastal piloodina saavad väga paljud riigid ainult 1, suuremad riigid saavad natukene rohkem neid toetusi välja anda. Nii, ja siis milline peaks siis see tööprotseduur, töökava välja nägema? Siin on samuti ette antud miinimumnõuded. Kindlasti peab olema selle alameetme sees esimene tööpakett, mis on projekti juhtimine, see on kohustuslik ja viimane tööpakett, pikaajalise mõjuplaan, need on kohustuslikud, need peavad olema. Ja sinna keskele läheb siis minimaalselt 3 tööpaketti, aga kõige rohkem 10. Ja nendes tööpakettides peab olema siis 1 task või see 1 ülesanne, mis oli ka siin paar slaidi üleval, pärastpoole saate rahulikult vaadata. Ehk siis päris kindla mõttega ära struktureeritud on see partnerlusprojekt Euroopa Komisjoni poolt. Nii, ja siis järgmisel slaidil on mõned soovitused just selle partnerluse planeerimiseks. Kindlasti, nagu ka teiste koostööprojektide puhul, on oluline partnerite valik, sest et see alameede on pikk.
te peate koostööd tegema umbes 4 aastat, sest et enne kui projekt läheb töösse, on teil vaja kokkulepet teha, ära jagada, kes millega tegeleb, paika panna see mõjufaas. Et kui projekt saab läbi, siis loodetavasti tegeletakse selle levitusega edasi, hakatakse rakendama rohkem neid tulemusi. Tasub läbi mõelda siis, et partnerid Eestist, kes need täpselt võiksid olla, kellega tasub ühtse eesmärgi nimel koostööd teha. Soovitame paika panna ühtse eesmärgi üldharidusvaldkonna tasandil, mõelda juba edasi, millise riigiga ja mis põhjusel, mis riigiga koostööd teha. Alustada jällegi soovitud tulemustest ja mõjust ja sellest lähtuvalt otsida partnereid, mitte vastupidi, sest et vastupidi on väga keeruline ja asjad lähevad lappama, et pigem ikkagi ühtsest visioonist. Jälle see pulmatort on ju, pulmatort. Mis torti te tahate? Ja mõelge läbi taotlusvormis olevad küsimused põhjalikult, et taotlusvormid on muuseas avatud kõigile juba, kõikidele koostööprojektile, et te võite neid avada ja hakata vaatama, mis küsimusi seal on küsitud. Tutvuge kindlasti osalemiskriteeriumitega ja hindamiskriteeriumitega, need on programmi juhises olemas. Ärge jätke taotluse kirjutamist viimasele hetkele ja mis veel oluline, vaadake Euroopa Komisjoni korraldatud webinare. Järgmisel slaidil on need ka välja toodud, kust saab lisainfot. Ongi SFP kodulehelt, siis on välja toodud, kust saab taotlust esitada, see taotluse keskkond. Ja Euroopa Komisjoni webinarid, et 2 tükki on toimunud. Üks toimus täna ja üks toimus 21. novembril ja jaanuaris ja veebruaris korraldatakse neid veel. Need on kõik lingitud, saate järele vaadata. Ja kindlasti tuleb ka info meie kodulehele ja meie uudiskirja, nii kui meil on ministeeriumiga kriteeriumid kinnitatud, hakkame infot veel rohkem edasi jagama. Ja järgmisel slaidil ongi siis taotluse tähtajad välja toodud, et on paras aeg hakata vaikselt mõtlema sellele ja planeerima. Et väikemahulise ja suure projekti tähtaeg on 5. märtsil kell 12 Brüsseli aja järgi. Kui kell kukub, enam rohkem taotlust esitada ei saa. Ja siis ka 240 taotlust tähtaeg on 6 aega hiljem, 9. aprillil. Nii et need on need kuupäevad, mida muuta ei saa. Ja kuidas nüüd taotlemisprotseduur välja näeb, sellest nüüd räägib Signe lähemalt. Signe, teie mikrofon ka lahti. Ja, vabandust. Nii. Need organisatsioonid, ehk siis taotluse saab esitada ainult füüsiline või juriidiline isik. Ja organisatsioon, kes ei ole varem siis taotlust esitanud või kuskil projektis osalenud, nemad peavad kõigepealt looma endale European Union login konto ja registreerima enda Erasmus+ Euroopa Solidaarkorpuse registris. Registreerides saab siis organisatsioon programmi poolt personaalse OID ehk Organization Identification numbri. Aga seda tuleb teha ainult ühe korra, et kui see juba korra tehtud on, siis seda teist korda enam tegema ei pea. Ja üks kordan üle, et ka partnerid siis, mitte ainult taotlejad, vaid partnerid peavad seda samuti tegema. Kui olete nüüd projekti kirjutamas, siis üks oluline osa on kriteeriumite kontroll, mida saate siis ka teie enne ära teha, enne kui avalduse esitate. Ma selgitan siis lahti erinevad aspektid, mida siis hinnatakse enne, kui hakatakse teie taotlust sisuliselt hindama. Ja esimene on siis vastuvõetavus. Vastuvõetavuses kontrollitakse, kas teie taotlus on vormiliselt korrektne. Kas on loetav, kas kõik nõutud väljad on täidetud, kõik see. Kui nüüd sellest see on nüüd korras, siis järgmine etapp on abikõlblikkus. Seal kontrollitakse, kas taotlus vastab siis tingimustele, antud juhul siis ka Key Action 2 tingimustele ja kõik reeglid leiate programmi juhendis osas B-s. Toon näiteid, näiteks on teil huvide konflikt või on topeltrahastus teil, olete esitanud võib-olla valeandmed. Et kui teil sellised asjad välja tulevad, et siis ei pruugita teie taotlust vastu võtta.
järgmine on välistamine ja välistamine tähendab siis seda, et on teatud aspektid, mida arvestatakse, mida ei lubata siis organisatsioonidele ehk siis maksuvõlad. Näiteks ei tohi teie organisatsioon kasutada lapstööjõudu. Teie üksus on likvideerimisel, et sellised punktid, et on siis ka täpselt välja toodud juhendis. Nii, ja järgmine on valikukriteerium, kus on siis finantsvõimekust hinnatakse. Ja tegutsemisvõimekust. Finantsvõimekus on siis, et kas organisatsioonil on stabiilne majanduslik baas ja tegutsemisvõimekus, et kas organisatsioonil on vajalikud teadmised, kogemused, personal ja ressursid projekti läbiviimiseks. Ja seejärel on viimane etapp, on hindamiskriteeriumid, kus siis hakatakse projekti hindama sisuliselt. Kui te teete projektile eelarvet, siis kindlasti järgige rahastustingimusi. Seal te näete, kuidas toetusi arvutatakse, millised kulud on lubatud, mis on rikkumine, mis ei ole, näiteks topeltrahastus. Projekt ei tohi lõppeda kasumiga. Ja rahastatavad kulud ei tohi olla ka enne taotluse esitamise kuupäeva. Ja edasi on siis taotluse esitamine ja taotlus tuleb siis esitada kasutades konkreetse tegevuse taotlusvorme. Olen pannud siia ka lingi alla, kuhu siis saab otse minna nendele, aga see link on olemas ka programmi juhendis. Olulised dokumendid. Esitades avaldust tuleb teil üks hetk. Declaration on honor on kohustuslik dokument avalduse esitajale. See on siis dokument, millega kinnitab projektis osalev organisatsioon, et ta vastab kõikidele reeglitele, tema esitatud andmed on kõik õiged, kõik nõuded on täidetud. Ja seda aktsepteeritakse nii paberkandjal kui ka skaneeritud allkirjastatult kujul. Ja teine dokument on ühinemisvorm. See on siis kohustuslik dokument projektis osalevatele partneritele. Vabandust, slaidega vahetama. Ma olen pannud siia lingi ka alla, et juhendi, kuidas siis neid teha ja kuhu need siis täpsemalt üles laadida. Ja mis edasi? Kui olete taotluse ära esitanud, siis toimub kontroll ja hindamine. Märtsi, aprilli, maikuu jooksul me võime esitada teile vajadusel lisaküsimusi. Ei pruugi, aga võime seda teha. Juunis ehk siis juuni teisel poolel laekuvad teile otsustuskirjad ja siis te saate teada täpsemalt, kui palju te saite punkte ja milline seis siis parasjagu on. Ja kui on otsustatud, et te saate rahastuse, siis lepingu infot me korjame kuskil augustini. Siis toimub ka allkirjastamine ja esimene makse toimub 30 päeva pärast lepingu allkirjastamist. Projekti enda tegevused võivad kõige varem alata septembrist ja kõige hiljem detsembris. Osadele projektidele rakendatakse vahearuanded, see sõltub puhtalt projektist. Ja maksetega on nii, et kogu makset ei pruugita siis tehta. Kõik projektid, kus on siis vahearuanded, osadele siis tehakse maksed peale vahearuande esitamist. Aga need detailid on siis projektipõhised ja siis me saame rahastuse saajaga täpsemalt need läbi rääkida, kui tekivad küsimused ja lepingus on kõik kirjas. Ja lõpparuanne ka, projekti lõpp. Kui projekt lõpeb, 60 päeva on siis aega teha aruannet ja kui see kõik on korras ja hästi, siis tehakse viimane makse ka siis 60 päeva möödudes. Ja mida veel siis tähele panna, mis on oluline? Intellektuaalomand. Kui te kasutate kolmandate isikute materjale, siis kindlasti viidake neile. See on seda, kui te ei tee seda, siis seda käsitletakse kui rikkumist.
Ja nagu enne mainitud, siis Key Action 2 projektidele tehakse vaid kindlasummalisi toetusmakseid ja toetus hüvitab fikseeritud summa, mis ei ole otseselt seotud tegelike kuludega. Need peavad olema siis tööpakettide järgi ära jaotatud ja siin ma mainin juurde, et kui tekib olukord, kus tööpaketis jääb näiteks raha üle ja seda tahetakse kasutada teises tööpaketis, enamasti on siis suurte projektide puhul, väikeprojektide puhul seda ei ole, siis tuleb sellest ka meile teatada, sellepärast et kõik tööpaketiga seotud rahad on fikseeritud lepingus ja sellisel juhul tuleb teha lepingu muudatus. Kui te esitate projektitaotluse ja teile tundub, et midagi jäi nüüd kirja panemata, siis te võite seda uuesti esitada kuni taotluste esitamise tähtajani ja teile arvestatakse viimast taotlust siis. Ja siis on veel, toome veel uuesti välja selle, et toetusega peab kaasnema siis kaasrahastamine ja see kaasrahastamine võib olla ka mitterahaline, et ei pea olema rahaline. Ja siis on veel, oleme toonud erinevaid punkte, millele peab tähelepanu pöörama, et alltöövõtt, huvide konflikt, ma ei hakka neid täpselt ette lugema, et te saate neid vaadata ja kõik on kirjas programmi juhises ka. Ja oleme toonud veel juurde, lisanud siia veel mõningad lingid, et saab siis materjalidele ligi. Aga nüüd me hakkamegi siis lõpetama. Kas Arina võtad kokku? Slaidi ka korra ette ja näete meie kontakte. Et minuga saate ühendust võtta eelkõige, kui teil on küsimus kutse täiskasvanuhariduses, Signe on kontaktiks kõrgharidusvaldkonnas ja Maris üldharidusvaldkonnas. Ja kel on küsimusi nüüd uue alameetme ka 240 kohta, siis võite samuti mulle kirjutada. Hästi, siis lõpetan salvestuse, tänan teid kõiki, võtke meiega julgelt ühendust ja ilusat advendiaega ka.